issand on seesama ja olgu temaga eeltulevatel päevadel ja aastatel ikka teile ligidal. Võtku temaga täna õhtul õnnistada oma sõna, et ka püha vaim seda elavaks teeks ja palvetame kaasa selleks. Loeme Matteuse evangeeliumi 3. peatükist 3 esimest salmi. Aga neil päevil tuli ristija Johannes ja tegi jutlust Juuda kõrves ja ütles, parandage meelt, sest taevariik on ligi tulnud, sest tema on see, kellest prohvet Jesaja on rääkinud ja ütelnud, hüüdja hääl on kõrves, valmistage issanda teed, tehke tema teerajad tasaseks. Aamen. See Jumala sõna koht, mida üles lugesime, räägib sellest, kuidas Jeesuse eelkäija Johannes alustas oma tööd, mis ei olnud küll kuigi pikk, aga sellel tööl oli väga suur edu. Selle lühikese aja jooksul võis tema palju teha ja kasu saata Jumala riigile. Ja kallid vennad õed, võtame seda ka endale nagu eessihiks. Võimalikult palju lühikese elupäevade kestel, mis me elame, issandale kasu saata. Sest selle maise asjaga me tegeleme niikuinii. Aga kui palju me kasu saadame issandale, see on teine küsimus. Ja aidaku issand meid, et võiksime tõesti olla kasulikud issandale, kes meid on armastanud igavese armastusega. Nii me näeme siis, mees astub esile täis Jumala püha vaimu ja väge. Ja näeme, et tema kuulutusel on mõju, mis saab massid liikuma. Kuigi selles kuulutuses ei olnud mingit, võiks öelda, erilist muud, kui see, et inimesi kutsuti meelt parandama ja loobuma patust. Ja kui me mõistame ka seda, et kui midagi algame siin elus, siis on see ülitähtis, kas meie algus on ka õige. Sest kui näiteks me usuteelegi tuleme ja tahame patust päästetud saada, siis küsime kõige esiti, kas ma ikka õieti tulin. Kas tulin nii, nagu Jumala sõna näitab? Kas kavatsesin pattu nii, nagu Jumal taevas nõuab? Sest võib-olla Jumal ei jää sinu patu kavatsemisega rahule. Sa kavatsesid mingil moel, kuid see pole olnud südamelik, see pole olnud täielik. Ja kui Jumala vaim täna mõnele annab seda märku, alga siis uuesti sellega. Sest meil ei ole hilja. Ka usklik inimenegi, kui sa oled ka oma usuelus vigu teinud, sa võid ka uuesti algada. Mulle meenub mõningad aastad tagasi ühes me Eestimaa linnas oli palvenädal ja issand sai ka mõnda päästa. Aga teiste hulgas tuli üks vanem naine ja ütles, et ma olen küll mitmeid aastaid usklik olnud, aga mina tunnen, et minul oleks vaja ka eespalve tulla. Ja küsisime, et mis siis põhjustab, mis on viga on, mida sa vajad. Ja ta muidugi ütles seda, et kõik see usuelu ei ole läinud nii, nagu ta näeb Jumala sõnast, et peaks minema. Ja teine asi oli see, et temal ei ole rõõmu usuteed käies. Et ta on näinud, et teised on rõõmsad, tänavad ja kiidavad Jumala ja temal seda ei ole. Ja siis andsime temal nõu, et ega teist teed ei ole, kummata issand ette ja palu seda, mis sinul puudub. Ja ta tegi seda koos teistega ja oleks pidanud nägema, kui rõõmsaks see kallis inimene sai. Ja ta sai nagu uue elu, nagu piiblis on öeldud, et kes saavad issanda tuud jõudu, need lähevad tiibadega üles kui kotkad. Nemad käivad, ei väsi, jooksevad, ei tüüdi. Ja näeme, see on imeline jumalik jõud. Nii me näeme, rist Johannes alustas õigesti oma kuulutust. See oli lihtne kuulutus, aga see oli tema Jumalast antud sõnum. Ja see tungis inimeste südametesse
ja nad paljud võisid läbi elada meeleparanduse. Peame siia juurde veel nii palju lisama, et tema ei ole siiski olnud esimene meeleparanduse kuulutaja. Vaid kui me piiblist loeme, kes Iisraeli rahvas, kelle hulkas temagi välja astus, sest esiteks ikka algas see töö, sealt peale Jumala tõotatud rahvas, sellel rahval oli olnud minevikupäevil palju meeleparanduse kuulutajaid. Kui palju inimesed uskusid, kui palju keegi vastu võttis, see vastutus jäi tema peale. Mäletan, ehk tean seda, mitmed inimesed püüavad, et nemad ei ole meelt parandanud, vastutust Jumala peale veeretada. See on Jumala süü. Selles mõttes, et nad ütlevad sageli, minul ei ole niisugust head kutset veel olnud. Ja ei ole nii, et ma oleks saanud tulla. Seega Jumal on süüdi. Ta ei ole sul kutset andnud ja kus sa tulla saad. Aga see inimene eksib väga, sest Jumala kutse on iga päev ja kõigile inimestele. Ja teame, et Jumala kutse avaldub Jumala sõnas. Kui sina Jumala sõna ei usu, kui sa seda vastu ei võta, mis asi võib sind aidata siis? Kas kui teised inimesed tolle nõu annavad, need võivad sind ketta ka vale nõu andmistega, nagu piibel räägib. Aga kui sina tuled selle õige, tõsise nõuandja juurde, see on elama Jumala sõna, siis sina ei saa mitte kunagi petetud. Ja see on, meil on tänu tuua selle eest Jumalale. Kui oleme täna ustikud siin koos, mõni on kauem ustik olnud, teine vähem aega, ja küsima täna, kas me issand on mind kedagi petnud. Ta lubas midagi, ei teinud seda. Vastu möösust ei, vaid kõik Jumala tõotused temas on jah ja aamen. Kõik, mis ta on lubanud, on täitanud. Aga me ise oleme küll olnud viletsad täitjad. Oleme sageli kõrvale läinud sellest, mis Jumal ootis ja nõudis meie käest, ja nii, et me usuelu on madal ja jääb ka vastutus meie peale. Mitte, et Jumal tahab, et me peaksime nii olema, vaid sina ise pole edasi tunginud. Sa pole nõudnud, sa pole palunud, sa pole otsinud ja selle tõttu on sinu usuelu madal. Ka sinulgi kõlab talle Jumala sõna, aeg on käes meelt parandada. Sest Jeesuse taas tulemine on ukse ees ja see on väga ligidal, et ta leiaks meid valmis olevat. Nagu Jeesus rääkis Mattiuse 25. peatükis, tema tulemisel on targad neitsid olemas ja rumalad neitsid. Kumma hulka sina kuulud? Ja vaat teeb see, kas sinul on õli lambis ja kas sinul on õli astjas. Kui sul see puudub, siis kindel on sina maa jääd. Aga andku issand, et oleks ka täna õhtul meil edasi tungimine ja püüdmine Jumala arvu kaudu, mis meile appi tuleb. Nii oli siis Iisraelis ka palju meeleparanduse kuulutajad. Mõtleme enne vii upulsaad näiteks Noale. Temast on nimetanud nõnda, et oli õiguse kuulutaja Noa. Me ei saa sugugi mööda, et Noa ehitas laeva. See kestis kindlasti hulka aastaid. Tal oli kindlasti abilisegi ka. Ja tema oli seal mait ja ei ütelnud mitte üks sõna. Tingamata küsida, miks sa ehitad laeva? Mis jaoks see on? See on kaugel veest ja merest. Miks sa ehitad seda? Ja tema ütles kindlasti, mina ehitan, et nii uputus on tulemas. Olge nüüd head mehed ja hakkage Jumalat nõudma ja parandage meelt, et te võiksite saada päästetud. See on kindel, et see ustav Jumala sunane kuulutas ja andis teada. Ja nii meie ustikud ka ei saa mitte olla vait. Et me oleme ise ustikud saanud, teame, mis maailma peale on tulemas ja sellega on kõik. Las teised ole nii, kuidas tahavad. Kuidas nad oma hinge päästavad, see on nende oma asi. Ei, ka sellest vastutusest meie ei pääse. Vaid sinul tuleb veel tunnistada tõde. Tunnistada oma eluga, tunnistada oma käitumisega ja tunnistada oma sõnadega. Sest see on Jumala tahe, et kõik tema lapsed peavad olema tõetunnistajad. Selleks on issand meid kutsunud ja andku issand kogudusele, kes astub nüüd juubeli aastast edasi palju jõudu, olla ustavad issanda tõetunnistajad. Ja nagu nimetasin, et oli Noa see ustav tunnistaja, kes kuulutas meele parandamist, oli Aabram, usu isa, ka temast on öeldud, et tema sõna
maale läks, mis Jumal talle näitas ja ei jäänud seal ka mitte vait. Jumal nüüd siia küll saates, aga mis mul ikka on? Rahvas on ebajumala teenistuses ja ma katsun, kuidas ma hinge hoian. Nii mõtlevad tänapäeval mitmed ka, et keegi minu kohta midagi ei saa ütelda, kas ma olen ustlik või mitte, küll ma ise tean. Seda oleks võinud ka Abraham teha, kui ta ei teinud seda, vaid ta ehitas altari üles ja küsiti tema käest, kellele see altar ehitatakse, siis ta vastas julges, et taeva Jumalale. Jumalale, kes taeva ja maad teinud, mitte niisuguste jumalatele, keda teie siin teenite, mis on kuld ja hõbe ja vask ja puu, vaid see Jumal, kes on maailma loonud. Ja me loeme ja tema kuulutas Jehova nime. Näeme jällegi meeleparanduse kuulutus tolleaegsetele inimestele, et nad võiksid õige tee üles leida ja päästetud saada. Samuti ka prohvetid, keda Jumal läkitas välja, ka nemad tegid seda nii, kuidas Jumal kellelegi andis seda teha. Aga risti Johannes, kui saabus ajastu, kus Jeesuse tulemine oli väga ligidal, ta ütleb isegi seda, et see on juba kes teie seas, keda ma ei tunne veel, ta on juba siin. Mõtleme, missugune tungiv kuulutus see pidi olema, ta on juba siin meie keskel, ma veel ei tunne teda. Ja siis ta oli saanud Jumalat sõnumi kuulutada meeleparandust inimestele. Ja tema ei teinud seal vahet, et mõned jättes välja, näiteks seal oleks võinud võib-olla oligi ka leida mõne tubli vagamehe või naise ja ta oleks ütelnud, see sinust läheb mööda, ega sul ei ole vaja seda tähele panna. Küll see Johannes teadis, et ka kõige vagama mehele on vaja ka see sõnumilt kuulutada. Ja tänapäevalgi samuti ei ütle me keegi, et me oleme küllalt head, las see sõna jookseb teistele, vaid hästi tiik, kui sa ütled täna õhtul, see sõna on ka minule vajalik. Mul on puudusi veel küll ja sina pead oma puudustest lahti saama Jeesuse nimel. Kui apostel Johannes oli Patmoses, siis ta näeb võitjat hulka, kes siit maailma hädaolust oli kutsutud välja ja siis on seal öeldud üks sõna, neid viidi Jumala ja talle aujärgi ette ja nad seisid seal ilma veata. Üldse viga midagi ei olnud. Ja küsime, kui nii vaatame, küll need olid head inimesed. Ja nad vastaks meile kõik, pole me head olnud midagi. Kristus tegi meid veatuks. See veatu ilma süüta, talle veid, mis valatud sai Golgata mäel. See kustutab meie süü, teeb meid puhtaks ja veatuks. Ja selle tõttu on vajalik meil alati tulla sellele allikale, kus Golgatat hakkas voolama, pattude puhastamise tarvis. Kallis inimene, kui sina oled täna päästmata, siis ainus tee on sulle leida issandat see, et sina tõsiselt võtad kätte ja hakkad meelt parandama. Meile parandus tähendab seda, et inimene tunneb, et ta loomus ja kõik tema olemus ei ole hea. Sest sageli on inimesi ka, kes vastupidi sellele ütlevad, ma olen küll hea juba. Meenub Kodijumaal seal, kus ma elasin, oli kaugelt mul sugulane, üks vanem naine ja kõik teadsid, et tema ei ole mitte päästetud, pole Jumala laps. Aga kui keegi ei saanud tal seda selgeks teha, et see vajalik on ja ta ütles, et ma olen nii hea inimene ja katsugu keegi, mis asjast te ustikud olete paremad. Ja tal võib olla ja tal oligi häid omadusi, aga Jumal ei jätnud seda naist selle koha peale. Vaid kui ta oli haige, siis ta tuli pattu tundmisele ja saatis kõikidele sõna, et nad aitaksid Jumalat paluda, et ta saaks päästetud. Ja kui keegi vend külastas teda seal haigavoodis, siis tema juba kaugelt ütles, tule siia, ta ütles nimega, Jumal on suurt imet minuga teinud. Ja see küsis, mis imet Jumal on teinud. See õige inimene sai patuseks, kes arvas, et tal midagi pattu ei ole, nüüd on kõige suurem patune. Tunneb, et ta vajab abi ja ütleb, kuule veel, mitte ainult, et tema patuseks sai, vaid Jeesus päästis teda patust. Andis talle patud andeks ja see oli suur, kallis arm, mis selle vana inimesel ilmus veel ennem, kui tema siit maailmast lahkus. Aga hea oleks,
kui see arm ilmuks sulle juba noorelt, kui sinna täna mõni noor inimene ja sa oled päästmata ära viida aega, sul on tingimata vaja meelt parandada, sest ka meie kõikide meelsus on sarnane, et sellega meid taeva uksest sisse ei lasta. Kui me seda meelt pole põhjalikult parandanud, ukse taha jääme. Aga tänu Jumalale üks on, kes võib meid aidata. Ja see on Jeesus Kristus, kellest Johannes ütles seda, et ta on juba siin meie lähedal meie keskel. Ja imeline, et tema võib inimese meelsuse parandada. See on suur Jumala ime, kes te olete täna päästetud, austage Jumala. Kiitke täna Jumala, Jumal on imet teinud teiega. Ja kuidas see meile parandamine toimub, ei taha ma sellest pikemalt öelda, aga ütlen ainult, et mis me kätte saame. Jumala issi ja tema taha meiega on inimestega, et me saame kätte selle meelsuse, mis oli Jeesuse Kristuse sees. Kes oli Jumalaga ühesugune, keda kummatasid Taava inglid, keda kummatas peaingel Miikal ja Gabriel, keda kummatasid kõik taevapühad, ja nüüd tema aladas ennast ja sai inimeste sarnatseks sõnavõtlikuks surmani ja päelega risti surmani. Ja me ütleme, see meelsus, mida issand tahab, et meil oleks, on tema meelsus, see on alanduse meelsus. Ja selle tõttu Jumal laseb igal pool kuulutada, inimesed alandage endid, et te võiksite saada Jumala omaks. Ja me paneme tähele, et Risti Johannes just seda sama ka kuulutaski. Ja ma kuulutan ette, kuidas see kuulutus toimus suure sisemise Jumala väe ja meelevallaga. Ja kui ta ütles, et parandage meelt, siis see sõna tungis nagu nool inimeste südametesse. Ja olen kindel, et paljud seda ka tegid. Ja veel edasi, Johannes kuulutas seda sõnumit, et parandage meelt inimesed. Ja siis veel, et tema nimetas ehk juhtis tähelepanu selle peale, et abi on ligidal. Kui me näiteks tunneme oma häda või pattu, võtame kas me välisest küljest, keegi on hädas, hüüab seal appi, kui abi pole, ta võib püüda nii palju, kui tahab. Teda ei ole keegi aitamas. Ta sureb. Aga nüüd Johannese kuulutuses seisis seal, abi on ligidal. Kiitus olgu Jumalale. Ja abi on Jeesuses Kristuses. Ta võis ütelda, taevariik on ligidale tulnud. Muidu võiksid inimesed jällegi vabandada. Jumal on kaugel, ta on tõesti kõrgustes, kuhu ükski inimene ei saa. Me ei saa inimliku meelega mõttega sõnna, aga siiski Jumal on andnud ühe teeb tungida otse aujärje ette. Tahad sa minna täna õhtul aujärje ette? Jumal aujärje ette vaimus. Ma usun, sa igatseb. Ja selleks on antud meile usu, jõud ja püha vaimuvägi. Ja armsad nendega kahe tiivaga nii ütelda lendame meie kõrgustesse. Me tahame kohata issandat, me tahame teda kummatada tõelse vaimus siin maa peal. Apostel ütleb Hebra kogudusele, et meil on üks hingeankur olemas, kes meremehed on teavad, mis tähendab ankur. Ja ta annab mõista nii üldiselt seletades, seda me heidame välja taeva kõige pühama paiga sisse. Au olgu Jumalale. Sina siin maa peal palvetad, sina siin maa peal nuttad, igatsed ja palud ja see palve heidet tungib taeva kõige pühamasse paika. Kui täna siin keegi inimene on, kes on päästmata, siis sa võid julge sellel olla, Jeesus tahab sind päästa. Taevariik on ligidal. Inimesed ei saa võtta mitte seda vabandust, ta on liiga kaugel, kuidas ma seda kätte saan. Ja näeme, kuidas see taevariik on siis ligidal, see on selle tõttu ligidal, et see, kes inimese päästab, ta on ainukene, kes võib inimese päästa, üks ainukene. Ja see on Jumala püha poeg, tema tuli taevast alla. Ja teame, et kui ta tuli taevaust maha, siis ta ei tulnud mitte kuninglikult, vaid ta tuli kõige vaesema, viletsama inimesena. Ja oleme teadlikud jõulujutlusest, kuidas ta sündis loomalaudas. Teame tema elust, kus tal polnud õige töömaja.
teame tema tee käimisest, kus ta oli vaene, milline ükski teine inimene pole olnud. Aga milleks ta tuli siis see, kelle käes kõik meelevald, võimus ja vägi oli taevas? Milleks ta tuli? Et sind ja mind päästa. Ja kas võiksime täna veel jääda kõva südamega, kui mõtleme, et taeva Jumal on saatnud oma poja just meie keskele. Nüüd sa võid ütelda veel seda, ja ta saatis teda küll. Ja kui uskuda, me peame uskuma. Keegi ütles, et tema ei usu, mis on minevikust. Ütlesin talle, siis sina ei usu midagi, mis möödunud päevil on maailmas toimunud. Sellega tema ei olnud ka nõus, et ikka siiski on ka ajalood ja nõnda edasi. Me usume seda, mis on meile Jumal ilmutanud ja näitanud. Ja nüüd, kui me oleme jõudnud selle usu juurde, et issand tuli tõesti taevast maha siia maa peale, et inimese aidata. Ja kui sa küsid, ta ei ole ju täna nähtavalt siin. Tõsi, me nähtavalt teda ei näe. Mõnele üksikul on issand ilmutanud, kui ta ka nägemas või see on nõnda, kuidas tema tahab. Aga issand on siiski siin. Ma otse õiskaks seda sõna. Jeesus on täna õhtul siin. Jeesus käib siin penkide vahel ja vaatab sinu südam ja küsib sinu käest täna vaimus, vaikselt su südamele koputades. Kallis laps, kas sa tahad neid täna õhtul vastu võtta? Piibel ütleb nõnda, nii mitu, kui teda vastu võtsid, andis tema neile meelevalla Jumala lapseks saada, kes tema nime siis usuvad. Ta on nii ligidal. Sa lähed õhtul oma kodusse, sa pölvitad seal ja tead, et seal samas on see õnnistatud paik. Sa lähed teed kaudu ja käid, õhkud Jumal poole ja tunned, kuidas õnnistus langeb. Sa võib-olla sõidad lennukis või sõidad laevas, õhkud Jumala poole, igal pool on issand ligidal. Ja seda tuleb võtta tõsiasjana, mitte nii, et me ainult ütleme seda, vaid ma arvan ka, et te kinnitate seda, kallid Jumala lapsed, ja ütlete, jah, issand on minule ka küll väga ligidal olnud. Ma pean seda ka Jumalat tänama. Issand on ka minule viletsale ligi olnud. Ja tänu ja kiitus olgu temale. Ei jõua nii palju Jumalat tänada, kui tema tõepoolest päevalt on. Issand on meile väga ligidal. Ja kui tema on väga ligidal, siis tema ka kuuleb meid. Piiblis räägitakse nõnda, Jumala sõna ütleb, et kes siial issanda Jeesuse nime appi hüüab, seda päästetakse. Ja sellepärast täna õhtul, kui me siin koos oleme, soovin, et sinu suu ja süda avaneks. Ja sa hüüaksid ja ütleksid Jeesusele, mis sinul vaja. On üks laul, võib-olla siin ka lauldakse, et küllus on Jumalale. Ülevoolav taevaõnnistus on tema käes. Ja nüüd, kuidas seda kätte saada? Hüüa appi issanda nime. Kui sa oled päästmata, siis hüüa ta poole. Ta päästab sind täna õhtul. Ma juba kujutan ette, et inimesed saavad täna õhtul päästetud. Hüüa ta poole. Hüüa südamest. Ära otsi ilusaid sõnu, vaid hüüa nii, nagu su südames just on. Meenub ka jällegi ilus, kus kunagi tulid inimesed päästmisele ja muuseas tuli ka üks Vene kiriku kõster. Ta tuli ka eespalvel. Ja vend, kes seal lähedal oli, ütles, et kui ma seal lähedal olin, ma muud ei kuulnud ta, kui kuulsin, kuidas ta luges päevaõpitud palveid. Tal neid oli. Ja vend andes talle head nõu. Ütles, kallis mees, ära sa päevaõpitud palvad loe. Need sind ei päästa. Vaid kui sa tuled, siis hüüa Jeesus Taavate poeg halastama peale. Selle õhtul jäi nii, aga teise õhtul ta tuligi nõnda. Panema käed kokku, nii keskealne mees ütles Jeesus Taavate poeg halastama peale. Ja ta tuli ligemale, langes põlvile. Põlvile olles sai ka paar korda nii ütelda, oli vaba. Jeesus kuuleb meie hüüdmist, mis südamest tuleb, aga kombepalvet ei kuule. Ära sina ole nende hulgas, kes kombeliselt palub, vaid tule täie andumisega südamest ja juba justkui tunneme, et issand kuuleb sind ja võtab vastu. Samuti ka usklik inimene. Olgu peale, et Jumal on teid kandnud 75 aastat siin ja teised taatokogudused, aga ega me keegi seda ütelda ei saa, et meil pole uut jõudu ja abi vaja. Küsin täna, kas sa vajad Jeesust? Vajad sa teda? Ja kui sa vajad teda,
siis lüüa ta poole, õhka ta poole ja ma usun, et terve kogudus võib saada uue jõu, ehk mõtled sa seda, et see uue jõu osadus kordab ainult üks kord elus. See võib kordada sul iga päev, sest issand uuendab meid püha vaimu läbi seismisel, ta on meid õndsaks teinud uue sündimise, vee pesemise ja püha vaimu uuenduse kaudu, mida tema valab rohkesti meie peale välja. Aga meil peab olema igatsus. Kui sa ütled, mul aitab küll, ma lähen nii edasi, mine edasi. Aga karda, kas sa mitte maha ei jää. Ole hoolas. Kui Johannes kuulutas meeleparanduse jutlus, siis see jutlus ei olnud mitte pooliku meeleparandamise jutlus, vaid tema nõudis inimeste käest täielist meeleparandamist. Meeleparandamisele pidid järgnema ka meeleparanduse teud ja ütles, et vaata, kerves on ju puu juurde külge pandud, sest iga puu, mis head vilja ei kanna, raiutakse maha ja visatakse tulesse. Nii ütles tema. Ja nüüd, kui me oleme viimasel aastal, kus issanda taas tulema tõesti väga ligidal on, siis seda sõnumit kuulutatakse tänapäeval kõikides maailma paikades. Ja nüüd meie hoon jääb see, kas me oleme tõeliselt tema töötunnistajad, nõnda taevane õnnistus ja arm ilmub see läbi. Soovi teile õnnistusi, kallid sellel õhtul, aamen.